lapsed on eluõied, ütles mulle üks hea tuttav kunagi, kui ma laste saadet tegin. No, ja ta ei eksinud, ma arvan. Absoluutselt. Meie aga nüüd läheme tehnikamaailma, sellepärast, et kõik see, mis ümberringi tehnilises maailmas toimub, huvitab ilmselt paljusid, aga ka neid võiks see huvitada, keda see tegelikult nii-öelda laias laastust jätab külmaks, aga kes aeg-ajalt ikkagi mingeid oste peavad sooritama tehnika asjades. Orienteerumine läheb üha keerulisemaks. Ando Urbas, tehnoloogia ajakirjanik, meil täna hommikul televisioonis külas, tere hommikust. Ja tegelikult kutsumise põhjus oli eilne väga palju jututeemat andnud selline kokkuvõte ühest uuringust, mis ütles seda, et paljud tänapäeval müüdavatest telekatest ei vasta tegelikult nendele nõuetele, millele peaksid lähiperspektiivi silmas pidades. Mida te selle all mõtlete? Eks meedias on pealkirjad sageli võib-olla natukene ülepaisutatud, et nii hull see nüüd ei ole, et telekas, mis täna ostetakse 10 aasta pärast pilti ei näita. Seda hirmu ei ole, aga küll aga millest me nagu räägime seal on viis, kuidas telekat ühendatakse teiste seadmetega. On see mingisugune salvestusaparaat, digiboks, mis pilti näitab või igasugune müriaad seadmed, mis me kodus peale tuleb, mis oskab tegelikult televiisoriga suhelda. Või kas või nagu ikka fantaseeritakse, miks mitte ka 10 aasta pärast ei ütle külmkapp, mis seisukord tal on ja ega seal midagi toitu halvaks ei ole. No mina olen nii rumal küll, et kui ma lähen sinna poodi ja näen televiisorit, siis ma kõigepealt vaatan, kui palju see maksab, siis ma vaatan, kui suur ta on ja kui ilusaid värve ta näitab, kui selge see pilt on. Mida ma tegelikult peaksin veel teadma sellest asjast, et olla pädev ja endale tõepoolest hea televiisori siis hankida? No täna kindlasti üks oluline asi on Eesti üleminek digitelevisioonile. See on kohe juba, see on suvel. See on juba suvel, jah. Kuid ma soovitaks isegi inimestel nendel, kes täna ja arvavad ka tulevikus on mõne kaabeloperaatori kliendid, ikkagi muretseda telekas, mis on selle digilevi märgiga ja toetab seda, sest ei võial teada, millal sa tahad näiteks televiisorit viia korraks suvekodusse, suvilasse. Ja siis sul ei ole sellega seal midagi teha sellisel kujul. Või tuleb jälle lisakulutus teha, et milleks. Teiseks loomulikult värve poeekraanil ei tasu nagu nii väga üheselt uskuda, sest sageli minnakse kergelt populaarsuse teed ka värvides, et teeme värvid hästi kirksaks ja eredaks, siis nad justkui on väga ilusaks. Ostad on võlutud ja otsustavad väga kiiresti, ilus pilt on. Kuid viid koju, siis nad võivad olla liiga eredad, liiga kirkad ja hakkad seadistama, ei tulegi seda päris ilusat mahendat, mõnusat värvi välja. No mis pilti nõuda endale, kui sa seisatki televiisorit ostes kaupluses, püüad neist valida, seal on mustmiljon, alati ilusasti midagi vilgub, mingid sujuvad dünaamilised kaadrid, kalad ujuvad ringi, eks ju, mingid tekstid vahetuvad, mis näitavad, kui hea pilt. Loodusvideod on vist eriti need head indikaatorid, mis näitavad, kui kaunis see kõik välja näeb. Sellel konkreetsel isendil on. Millist pilti küsida endale, et aru saada, et see on nüüd hea? Variant pilti hinnata ongi vaadata pilti, millega sa oled harjunud. Kui sa tead, milline peaks välja nägema. No näiteks, miks mitte küsida, pange hommikul televisioon, et siis kõik on juba harjud, mis värvi peaks see punane diivan siin näiteks ikka olema. Kui seda varianti pole, siis uuemad televiisorid muidugi oskavad näidata ka fotosid. Näiteks paned USB-pulgaga mõne foto telekasse. Kui see on sinu lemmikpilt, kus on ka palju värve, sa tead, kuidas see tegelikult peaks välja nägema, siis see võib olla üks indikaator sulle, millise see tegelikult välja näeb. Millised, ütleme, veel on sellised head, no ma saan aru, et see punane diivan on väga hea näide kahtlemata, sest see ongi väga ilus ja tore diivan. Kas on mingid asjad tegelikult, mis reedavad selle kvaliteedi väga konkreetselt? Kas on õige see, et on mõistlik vaadata näiteks inimeste nägusid, mis on väga informatiivne, kas see tegelikult telekas pakub head pilti? Kindlasti, sest olgem ausad, mida me tegelikult telerist pärast vaatama hakkame, on ju ikkagi suuresti inimesed ja nende näod. Ja inimeste nahk on nii fotograafias kui ka televisioonis tegelikult väga raske objekt. Ning sageli, mis uutel kas plasma või LCD telekatel on, siis värvitooni. Ja kui telekas ei suuda neid väga hästi eristada, siis hakkavad tekkima näiteks sageli otsmiku peale siuksed ühtlased värvilaigud. televiisorit. Ma olen tegelikult selline 205 väga kitsa ja peenikese näoga, ma lihtsalt kirjeldan, siis saate vaadata.
olema, et ta võimaldaks ühendamist kõikide süsteemidega? See, millest nagu mina räägin ja millest tehnikas seda kompetentsi on vaikselt tekkinud ja vaadates, millise standardid otse arvutivõrku. Näiteks lähme siin ja on valik network ja me saaksime panna televiisoril IP-aadressi, just kui oleks üks lisaarvuti meil kodus. Ehk et ma võiksin tegelikult poes küsida seda, et kas mul on see võimalus olemas? Jah, et ühendada võrgukaabel televiisoriga ja mis siis sellega nagu tegelikult teha saab. Ja see standard, millest see president rääkis, kannab süükest tähekombinatsiooni nagu DLNA. Ning selle taga on tõesti üle 200 erineva tuntud ja vähem tuntud elektroonikafirma, kes on kõik selles komitees, kes seda standardit arenevad. Ning siiamaani pole näha, et seal oleks suuri lahknevusi või eriarvamusi või tahab seal mõni suur ära joosta. Et minu jaoks ütleb see, et on tõesti oodata, et see standard saab tugev olema. Ja ta on ka veel 5 või 10 aasta pärast meil siin olemas. Ando, kas see, et telekas maksab konkurentide omadest oluliselt rohkem, on kindel garantii selle osas, et ta on nendest ka kindlasti parem? No, siis otseselt ei maksa need telekad täna rohkem. Konkurents ka tehnikaturul on niivõrd karmiks läinud, et kui sul lihtsalt see uued standardid puuduvad, siis sind ei osteta, kuid ega hinda selle eest juurde keerata otseselt ei saa. No valmistajad muidugi võiksid olla huvitatud sellest, et 2-3 aasta pärast oleks tarbijal tarvis see uus televiisor osta. See DLNA puhul ega mujal maailmas ta ka veel ei ole nii väga tugev trend, et seda kindlasti peab täna juba ostma, aga lihtsalt Eestis on see võib-olla sellepärast olulisem, et paljud siiski võib-olla ootavad praegu seda üleminekut, hakkavad nendel uut telekat soetama. Tahtsime tähelepanu võtta sellele, et kui juba läheb täna uue teleka soetamiseks, siis võiks selle peale vaadata ja selle peale mõelda, et kuidas me tulevikus saame oma kõiki koduseadmeid televiisoriga ühendada. Nüüd see kulutus oleks asjakohane ja jätkuks sellest pikemaks ajaks. Sest nagu tehnikaga ikka ja Murphy seadustega, siis ma siin hetkel kahjuks seda näidata ei saa, sest et see väike koduse server, mis ma kaasa võtsin, otsustas just täna hommikul hakata kontrollima, kas ta kõvakettad täiesti korras on. Tegeleb ise endaga. Jah, tegeleb natuke aega ise endaga. Ma arvan, et 5 minutit pärast intervjuu lõppu oleks talle töö valmis. Nii need asjad siin käivad. Jah, aga mõte nagu seal ongi, et siin on tegelikult need kõik omavahel ära ühendatud. Selle koduserveri peal on salvestatud telesaated, mis on täiesti legaalne tegevus oma tarbeks. Kui ta naabrit ei jagata, siis on juba natuke kahtlane. Seal on kodune ruuter, kõik on omavahel võrgukaabliga ühendatud ja mis see meile annab, on see, et esiteks see seade, mida me tahame telekaga ühendada, võib olla telekast füüsiliselt väga kaugel. Võrgukaabel võib olla kuni 100 meetrit pikk. Teiseks, ta ei ole seotud enam ainult ühe konkreetse telekaga. Kui see saab jagada erinevatele. Jah, see failiserver näiteks on seal koduvõrgus, sealt saad arvutist panna faile peale. Erinevad televiisorid kodus oskavad sealt siis neid filme või muusikat või pilte näidata, kas või samaaegselt. Kodus võib olla sul veel äkki wifi leviala, telefon äkki oskab sellega suhelda, sa näed otsaga telekast ja teistest seadmetest, mis kõike seda standardit toetavad, et nagu tehnika läheb. Nad ei ole enam niimoodi kindlalt paaritatud oma vahel. Aga peab tegema hoidma ukse lahti, peas, et juba see esimene seade võimaldaks seda kõike teha. Aitäh, Ando, täna hommikul tulemast. Ja mõistlik on siis kodus juba need küsimused välja mõelda, kui selleks uue televiisori ostuks läheb.